Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulete, liigub kuu teie eest eemale. Mitte aeglaselt, mitte märkamatult, vaid täpselt 3,8 sentimeetrit aastas. See on umbes sama kiire, kui teie küüned kasvavad. Aga erinevalt küüntest, mida saate lõigata, ei saa te kuud tagasi tuua. Iga öö, kui vaatate üles ja näete seda hõbedast kaaslast taevas, on ta veidi kaugemal kui eelmisel ööl. Ja see protsess ei peatu. Kunagi. Teadlased Texase ülikooli McDonald observatooriumis on seda mõõtnud laserkiirega. Nad tulistavad valgusimpulsse Apollo missioonide ajal kuu pinnale paigutatud peegelpaneelide suunas ja mõõdavad, kui kaua valgus tagasi jõuab. Täpsus on uskumatu, kuni 1 millimeeter. Ja iga aasta näitavad mõõtmised sama asja. Kuu on 3,8 sentimeetrit kaugemal. Mitte umbes, mitte ligikaudu, täpselt. Aga see pole lihtsalt huvitav fakt. See on meie planeedi aeglane transformatsioon. Kuu ei ole lihtsalt ilus objekt öötaevas. Ta on meie planeedi stabilisaator, meie kliimaregulaator, meie elu võimalikuks tegija. Ja ta lahkub. Mõelge sellele nii. Kui kuu liigub eemale 3,8 sentimeetrit aastas, siis 100 aasta pärast on ta 380 sentimeetrit ehk peaaegu 4 meetrit kaugemal. 1000 aasta pärast 38 meetrit. 10 000 aasta pärast 380 meetrit. Need numbrid tunduvad väikesed kosmilises mõõtkavas, kus kuu on praegu 384 400 kilomeetrit maast eemal. Aga tagajärjed pole väikesed, sest iga sentimeeter, mille võrra kuu eemaldub, muudab midagi fundamentaalset meie planeedil. Esimene asi, mis muutub, on meie päeva pikkus. Praegu kestab üks päev täpselt 24 tundi, aga 100 aasta pärast kestab päev 1,7 millisekundit kauem. See kõlab naeruväärse väikese muutusena, aga see pole juhuslik number. See on otsene tagajärg kuu eemaldumisest. Ja see protsess kiireneb. Siin on see, mis tegelikult toimub. Kuu gravitatsioon tõmbab meie ookeane. See loob tõusud ja mõõnad, aga maa pöörleb kiiremini, kui kuu tiirleb meie ümber. Seega need tõusumõõna paisud ookeanides ei ole täpselt kuu all. Nad on veidi ees. Kuu gravitatsioon tõmbab neid paisu tagasi. See aeglustab maa pöörlemist. Samal ajal need paisud tõmbavad kuud edasi tema orbiidil. See kiirendab kuud. Ja kui kuu kiireneb, liigub ta kõrgemale orbiidile, eemale meist. See on energia ülekanne. Maa pöörlemise energia muutub kuu orbitaalenergiaks. Iga tõus ja mõõn on nagu väike pidur, mis aeglustab meie planeedi pöörlemist. Ja see energia ei kao kuhugi. See läheb kuule, lükates teda üha kaugemale. Füüsik George Darwin, Charles Darwini poeg, mõistis seda esimesena 1889. aastal. Ta arvutas tagurpidi. Kui kuu praegu eemaldub, siis minevikus pidid olema lähemal. Palju lähemal. Ta jõudis järeldusele, mis šokeeris teadusmaailma. Umbes 4,5 miljardit aastat tagasi oli kuu nii lähedal maale, et üks päev kestis vaid 5 tundi. Ja kuu oli taevas tohutu, 10 korda suurem kui praegu. Tänapäeval me teame, et Darwin oli õigel teel. Kuu tekkis tõenäoliselt massiivse kokkupõrke tulemusena. Umbes 4,5 miljardit aastat tagasi põrkas Marsi suurune planeet nimega Theia Maaga. Plahvatus oli nii võimas, et see sulatanud kivi ja metallipilv paiskus kosmosesse. Osa sellest materjalist kukkus tagasi maale, aga osa jäi orbiidile. Ja see materjal koondus aeglaselt, gravitatsiooni mõjul, kuni tekkis kuu. Alguses oli kuu uskumatult lähedal, umbes 20 000 kilomeetrit maapinnast. Praeguseks võrdluseks rahvusvahelised kosmosejaamad lendavad 400 kilomeetri kõrgusel. GPS-satelliidid
on 20 000 kilomeetrit kõrgel. Kuu oli alguses GPS-satelliitide kaugusel ja ta oli tohutu. Ta täitis pool taevast. Tõusud ja mõõnad olid mitte meetrid, vaid 100 meetrid kõrged. Ookeanid liikusid üle mandrite. Maapind oli vedelmagma ja päev kestis vaid mõned tunnid. Aga siis algas aeglane lahkumine. 3,8 sentimeetrit aastas, iga aasta, iga sajand, iga aastatuhande. 4,5 miljardit aastat. Ja nüüd on Kuu 384 400 kilomeetrit eemal. Päev kestab 24 tundi. Tõusud ja mõõnad on mõõdukad. Ja protsess jätkub. Aga mis juhtub edasi? Mis juhtub, kui Kuu jätkab eemaldumist veel 100 aastat? Veel 1000 aastat? Veel 1 000 000 aastat? 100 aasta pärast muutused on peaaegu märkamatud. Päev on 1,7 millisekundit pikem. Kuu on 4 meetrit kaugemal. Tõusud ja mõõnad on umbes 1% nõrgemad. Keegi ei märka. Aga andmed on seal. Teadlased mõõdavad. Ja trend on selge. 1000 aasta pärast muutused muutuvad mõõdetavaks. Päev on 17 millisekundit pikem. See tähendab, et aatomkellad ja astronoomilised kellad hakkavad lahknema. Me peame lisama rohkem liigsekundeid, et hoida meie kellad sünkroonis maa pöörlemisega. Kuu on 38 meetrit kaugemal. Tõusud ja mõõnad on umbes 1% nõrgemad. Rannikualad märkavad muutusi. Sadamate projekteerijad peavad arvestama uute andmetega. 10 000 aasta pärast muutused muutuvad märgatavaks. Päev on 170 millisekundit pikem. See on juba peaaegu 1/5 sekundist. Kuu on 380 meetrit kaugemal. Tõusud ja mõõnad on 10% nõrgemad. Ranniku ökosüsteemid kohanevad. Liigid, mis sõltuvad tõusu-mõõna tsüklitest, muutuvad. Evolutsioon reageerib. 100 000 aasta pärast muutused on dramaatilised. Päev on 1,7 sekundit pikem. Kuu on 3,8 kilomeetrit kaugemal. Tõusud ja mõõnad on märgatavalt nõrgemad. Aga see pole kõik. Kuu mõju maa kaldele hakkab nõrgenema. Praegu on maa telg kallutatud 23,5 kraadi. See kaldenurk annab meile aastaajad. Suvel on põhjapoolkera kallutatud päikese poole, seal on soe. Talvel on põhjapoolkera kallutatud päikesest eemale, seal on külm. Aga see kaldenurk ei ole stabiilne iseenesest. Päikese ja teiste planeetide gravitatsioon püüab seda muuta. Marss näiteks ei oma suurt kuud. Tema telg kõigub kaootiliselt. Viimase 5 miljoni aasta jooksul on Marsi telg kõikunud 0-st 60 kraadini. See tähendab, et Marsi kliima on kaootiliselt ebastabiilne. Aga maa on erinev. Meil on Kuu. Ja Kuu gravitatsioon stabiliseerib meie telje. Ta hoiab kaldenurga vahemikus 22–24,5 kraadi. See stabiilsus on võimaldanud kliima olla piisavalt ennustatav, et keerukas elu saaks areneda. Ilma Kuuta oleks maa kliima kaootiliselt muutuv. Jääajad tuleksid ja läheksid ettearvamatul viisil. Elu oleks palju raskem. Aga kui Kuu eemaldub, nõrgeneb tema stabiliseeriv mõju. Arvutused näitavad, et umbes 2 miljardi aasta pärast on Kuu nii kaugel, et tema mõju maa kaldele muutub ebapiisavaks. Maa telg hakkab kõikuma. Kliima muutub ebastabiilseks. Jääajad muutuvad ettearvamatul viisil pikemaks või lühemaks. Ekvaator võib muutuda jääkõrbeks. Poolused võivad muutuda troopikaks ja tagasi, korduvalt. See on pikaajaline tagajärg, aga see pole ainus. On veel midagi. Midagi, mida me alles hakkame mõistma. Kuu ei eemaldub lõputult. On piir. Füüsikud nimetavad seda Roche piiriks. See on kaugus, kus gravitatsioonilised jõud muutuvad nii nõrkadeks, et orbitaalne seos hakkab lagunema. Aga Kuu puhul on teine piir olulisem. Tidal locking equilibrium.
See on punkt, kus maa päev ja kuu on sama pikad. Sel hetkel lakkab energia ülekanne. Tõusud ja mõõnad külmuvad paika. Kuu lakkab eemaldumast. Arvutused näitavad, et see juhtub umbes 50 miljardi aasta pärast. Sel hetkel kestab üks maapäev umbes 47 praegust päeva. Kuu on umbes 50% kaugemal kui praegu ja kuu näitab alati sama külge maale, nagu ta juba praegu teeb. Aga maa näitab ka alati sama külge kuule. Üks pool maad näeb kuud alati, teine pool ei näe kuud kunagi. Aga see tulevik ei realiseeru kunagi, sest umbes 5 miljardi aasta pärast juhtub midagi muud. Päike muutub punaseks hiiglaseks. Ta paisub. Tema väliskiht ulatub peaaegu maa orbiidini. Temperatuurid maal tõusevad tuhandetesse kraadidesse. Ookeanid aurustuvad. Atmosfäär kaob kosmosesse. Ja maa muutub kõrbenud kiviks. Kuu saatus on ebaselge. Mõned mudelid näitavad, et päikese massikaotus punase hiiglase faasis nõrgendab tema gravitatsiooni. Planeedid liiguvad kaugemale. Kuu võib ellu jääda, aga ta on siis külm, surnud kivi, tiirlevad teise külma surnud kivi ümber, punase hiiglase valguses. Teised mudelid näitavad, et päikese paisunud atmosfäär loob piisavat hõõrdumist, et kuu orbiit laguneb. Ta spiraalub maa poole ja lõpuks põrkab ta maaga. Viimane kokkupõrge, nagu esimene kokkupõrge, mis ta lõi. Ring sulgub, aga see on miljardite aastate kaugusel. Mis on meie jaoks oluline praegu? Mis tähendab see aeglane lahkumine meie jaoks, kes elame praegu? Esiteks, see meenutab meile, et miski pole igavene. Isegi kuu, mis on olnud seal iga öö, miljonite inimpõlvede vältel, ei ole muutumatu. Kõik liigub, kõik muutub. Kosmos on dünaamiline süsteem, mitte staatiline pilt. Teiseks, see näitab meile, kui õrn on tasakaal, mis võimandab elu maal. Kuu pole lihtsalt ilus objekt. Ta on osa süsteemist, mis hoiab meie planeeti elamiskõlblikuna. Stabiilne telg, mõõdukad tõusud ja mõõnad, ennustatav kliima. Kõik see sõltub kuust ja kuu lahkub. Kolmandaks, see demonstreerib energia jäävuse seadust kosmilises mõõtkavas. Maa pöörlemisenergia ei kao, see läheb kuule. Iga laine, mis puruks läheb rannal, iga tõus ja mõõn, mis liigutab ookeane, need kõik on osa sellest tohutust energia ülekandest. Meie planeet aeglustub, kuu kiireneb ja protsess jätkub, kuni saavutatakse tasakaal. Aga kuidas täpselt toimib see energia ülekanne? Kuidas lained ookeanis võivad aeglustada tervet planeeti? Kujutage ette tohutut hoorata süsteemi. Maa on üks hammasratas, mis pöörleb. Kuu on teine hammasratas, mis tiirles. Ja nende vahel on kolmas element, vesi, meie ookeanid. Need pole jäigad hammastega rattad. Need on elastsed, voolavad, dünaamilised. Ja just see dünaamilisus teeb kogu protsessi võimalikuks. Kui kuu tõmbab ookeani, tekib paisutus. Vesi tõuseb. Aga maa pöörleb kiiremini, kui kuu tiirles. Üks täispööre 24 tundi versus kuu üks täistiir 27,3 päeva. Seega see veepaisutus ei jää kuu alla, ta liigub edasi, umbes 3 kraadi ette kuu positsioonist. Nüüd tuleb oluline osa. Kuu gravitatsioon tõmbab seda eespool olevat paisutust tagasi. See loob hõõrdumist. Vesi hõõrdub ookeani põhja vastu. Vesi hõõrdub rannikute vastu. Vesi hõõrdub iseenda vastu. Erinevad kihid liiguvad erinevate kiirusega. Ja kogu see hõõrdumine muudab liikumisenergia soojuseks.
Teadlased on arvutanud, kui palju energiat see protsess tarbib. Vastus on hämmastav. Umbes 3,7 teravatti. See on 3700 miljardit vatti. Pidevalt. Iga sekund. Iga päev. Iga aasta. Võrdluseks, kogu inimkonna energiatarbimine on umbes 18 teravatti. See tähendab, et tõusumõõna hõõrdumine tarbib umbes viiendiku sellest, mida kogu inimkond kasutab. Aga me ei pane seda tähele, sest see energia ei tule kuskilt väljaspoolt. See tuleb maa enda pöörlemisest. Iga sekund kaotab maa pöörlemine väikese osa oma energiast. Iga sekund muutub see energia soojuseks ookeanides. Ja iga sekund liigub kuu väikese sammu võrra kaugemale. Seda protsessi uuris põhjalikult geofüüsik Walter Munk 60. aastate lõpus. Ta püüdis vastata lihtsale küsimusele. Kui me teame, et kuu eemaldub 3,8 sentimeetrit aastas, siis kus täpselt see energia läheb? Kus toimub hõõrdumine? Munk avastas midagi üllatavat. Suurem osa hõõrdumisest ei toimu sügavas ookeanis. See toimub madalates rannikumeredel. Eriti kohtades, kus on kitsad väinad, lahed, madalikud. Kohad nagu Beringi väin, Inglise kanal, Patagonia shelf. Need on kohad, kus vesi peab suruma läbi kitsaste kohtade, kus tõusud ja mõõnad on eriti võimsad, kus hõõrdumine on maksimaalne. Ta arvutas, et umbes 2/3 kogu tõusumõõna energiast hajub just nendes rannikupiirkondades. Ülejäänud 1/3 hajub sügavas ookeanis, kus vesi hõõrdub ookeani põhja reljeefiga, alveahelikega, süvendite servadega, mandrilise šelfi nõlvadega. See tähendab midagi olulist. Kui rannikujooned muutuvad, muutub ka hõõrdumise määr. Jääajal, kui meretase oli 120 meetrit madalam, olid rannikujooned teistsugused. Madalad šelfid olid kuivad, hõõrdumine oli väiksem. Kuu eemaldus aeglasemalt. Tänapäeval, kui jää sulab ja meretase tõuseb, muutuvad rannikujooned jälle. Uued madalad piirkonnad ujutatakse üle. Hõõrdumine muutub. Ja kuu eemaldumise kiirus võib muutuda. Aga see pole ainus tegur. On veel midagi, mida teadlased alles hakkavad mõistma. Maa sisemus pole jäik. Maa koosneb kihtidest. Õhuke kivine koorik, paks viskoosne vaipkiht, vedelvälimine tuum, tahke sisemine tuum ja kõik need kihid reageerivad kuu gravitatsioonile. Kui kuu tõmbab, ei tõuse mitte ainult vesi, tõuseb ka maa. Maa pind tõuseb ja langeb umbes 30 sentimeetrit iga tõusumõõna tsükliga. Te ei märka seda, sest kõik teie ümber tõuseb koos teiega. Aga see toimub ja see loob hõõrdumist maa sisemuses. Vaipkiht on viskoosne. Ta voolab nagu väga paks mesi. Kui kuu gravitatsioon moonutab maad, peab vaipkiht deformeeruma. Ja see deformatsioon loob hõõrdumist. Kivimid hõõrduvad kivimite vastu. Kristallid nihkuvad. Energia muutub soojuseks. Geofüüsikud nimetavad seda kvoot 0. Ja kuigi see efekt on väiksem kui ookeani tõusud ja mõõnad, pole see tühine. Umbes 4% kogu tõusumõõna energiast hajub maa sisemuses. See tähendab, et maa sisemus soojeneb väga-väga vähe kuu gravitatsiooni tõttu. Mitte palju. See efekt on palju väiksem kui radioaktiivse lagunemise soojus, mis hoiab maa sisemus sulatatud. Aga see on seal. Mõõdetav, reaalne. Ja see toob meid huvitava paradoksini. Kuu loodi maa-teia kokkupõrkest. See kokkupõrge sulatanud mõlemad planeedid täielikult. Maa oli magmaookean. Kuu oli magmaookean. Mõlemad olid hõõguvad, sulatatud keerad. Aga siis nad hakkasid jahtuma. Pind tardus, koorik tekkis ja sisemus jäi aeglaselt jahtuma miljardite aastate jooksul. Kuu jahtumine oli kiirem. Ta on väiksem,
väiksem mass, väiksem pindalamahu suhe. Soojus kiirgub kiiremini. Umbes 1 miljardi aasta pärast oli Kuu sisemus suuresti tahke. Tema vulkaaniline aktiivsus lakkas, tema magnetväli kadus, ta muutus geoloogiliselt surnuks. Aga Maa on suurem, Maa jahtumine on aeglasem ja huvitaval kombel Kuu aitab Maad soojana hoida. Mitte palju, aga veidi. Tõusumõõna hõõrdumine lisab soojust, nii ookeanides kui Maa sisemuses. Ilma Kuuta oleks Maa jahtunud kiiremini. Tema geoloogiline aktiivsus oleks vähenenud varem. Plaattektoonika, mandrite liikumine, võib olla aeglustunud või peatunud. Ja plaattektoonika on oluline süsinikutsükli jaoks, mis reguleerib Maa kliima pikaajalises perspektiivis. Seega Kuu ei mõjuta mitte ainult meie päevapikkust ja tõususid mõõnu. Ta mõjutab ka Maa geoloogilist aktiivsust, väga kaudselt, väga vähe, aga mõõdetavalt. Nüüd vaatame konkreetseid numbreid. Kui täpselt muutub meie päev? Praegu aeglustub Maa pöörlemine umbes 2 millisekundit sajandi kohta. See tähendab, et 100 aasta pärast on päev 1,7 millisekundit pikem. Aga see number pole konstantne, ta muutub. Geoloogid on uurinud kivistunud korallidest. Korallid kasvavad kihiti, 1 kiht päevas, ja nad kasvavad erinevalt sõltuvalt aastaajast. Suvel kiiremini, talvel aeglasemalt. See loob mustri, nagu puu aastarõngad. Kui loete päevakihte 1 aasta jooksul, saate teada, kui palju päevi oli aastas. Ja kui teate, kui palju päevi oli aastas, saate arvutada, kui pikk oli päev. Teadlased on uurinud korallifossiilid, mis on 400 miljonit aastat vanad, Devoni perioodist. Ja nad leidsid, et sel ajal oli aastas umbes 400 päeva. See tähendab, et päev kestis umbes 22 tundi. 300 miljonit aastat tagasi, kivisöe perioodil, oli aastas umbes 385 päeva. Päev kestis umbes 22,5 tundi. 100 miljonit aastat tagasi, kriidi ajal, kui dinosaurused valitsesid, oli aastas umbes 370 päeva. Päev kestis umbes 23,5 tundi. Muster on selge. Päev pikeneb. Aeglaselt, aga pidevalt. Aga huvitav on see, aeglustumine pole konstantne. Mõnikord on see kiirem, mõnikord aeglasem. Sõltuvalt sellest, kuidas rannikujooned on paigutatud. Sõltuvalt sellest, kus on ookeanid ja mandrid. Näiteks praegu on aeglustumine suhteliselt kiire, umbes 2 millisekundit sajandi kohta. Aga umbes 20 000 aastat tagasi, viimase jääaja tipus, oli aeglustumine aeglasem, umbes 1,5 millisekundit sajandi kohta. Miks? Sest meretase oli madalam. Madalad šelfid olid kuivad, vähem hõõrdumist, aeglasem energiaülekanne. Ja tulevikus, kui meretase tõuseb kliimamuutuste tõttu, hõõrdumine võib suureneda, aeglustumine võib kiireneda, Kuu võib hakata eemalduma veidi kiiremini. See on keeruline süsteem, paljude tagasisideahelate ja omavaheliste sõltuvustega. Aga põhiline trend on selge. Maa aeglustub, Kuu eemaldub ja see protsess on kestnud miljardeid aastaid. Nüüd vaatame, mis juhtub elus organismidega. Kuidas mõjutab Kuu eemaldumist elu Maal? Esimene ja ilmselgeim mõju on tõusud ja mõõnad. Paljud liigid sõltuvad tõusu-mõõna tsüklitest. Vähid, kes munevad täpselt kõrge tõusu ajal. Kalad, kes kudevad tõusu-mõõna basseinides. Linnud, kes toituvad tõusu-mõõna tsoonides. Taimed, kes kasvavad rannikualadel ja peavad taluma perioodilist üleujutamist. Kui tõusud ja mõõnad nõrgenevad, peavad need liigid kohanema. Evolutsioon reageerib, aga evolutsioon võtab aega ja kui muutused on liiga kiired, ei jõua liigid kohaneda. Õnneks on Kuu eemaldumise mõju tõusudele mõõnadele väga aeglane. 1% 1000 aasta kohta.
See on piisavalt aeglane, et enamik liike saavad kohaneda, aga mitte kõik. On liike, kes on äärmiselt spetsialiseerunud. Näiteks teatavad vähiliigid Vaikses ookeanis, kes munevad täpselt kõrgeima tõusu ajal, täiskuu või noorkuu ajal. Nende elutsükkel on sünkroniseeritud kuutsükliga täpsusega tunnid. Kui tõusud muutuvad vähem ennustatavaks või vähem äärmuslikuks, võivad need liigid sattuda raskustesse. Nende munemiskohad võivad mitte enam üle ujutada õigel ajal. Nende vassed võivad mitte enam jõuda ookeani ja liik võib kaduda. Aga see on pikaajaline mõju, tuhandete aastate perspektiivis, mitte sajandite. Teine mõju on kaudsem, aga võib olla olulisem. Maatelje stabiilsus. Nagu varem mainitud, hoiab kuu maatelje suhteliselt stabiilsena. Kaldenurk kõigub ainult umbes 1,5 kraadi. See stabiilsus on võimaldanud kliima olla piisavalt ennustatav, et keerukas elu saaks areneda. Aga kui kuu eemaldub, nõrgeneb tema stabiliseeriv mõju. Ja lõpuks, miljardite aastate pärast, muutub maatelg ebastabiilseks. Astronoom Jacques Lascar Pariisis on arvutanud, mis juhtuks, kui kuu kaoks täna. Tema arvutused näitavad, et maatelg hakkaks kaootiliselt kõikuma. Mõne miljoni aasta jooksul võiks kaldenurk muutuda 0–90 kraadini. Kujutage ette, kaldenurk 0 kraadi tähendab, et pole aastaaiaid. Ekvaator on alati soe, poolused on alati külmad. Päike ei tõuse kunagi kõrgele poolustel. Kaldenurk 90 kraadi tähendab, et poolused osutavad otse päikese poole. Suvel on põhjapoolus pidevalt päikese käes, 6 kuud järjest. Talvel on põhjapoolus pidevalt pimeduses, 6 kuud järjest. Temperatuurid kõiguvad äärmuslikult ja need muutused juhtuks ettearvamatul viisil. Kliima oleks kaootiliselt ebastabiilne. Jääajad tuleksid ja läheksid ilma mustrita. Elu peaks pidevalt kohanema drastiliste muutustega. Maa oleks rohkem nagu Marss ja Marss on suuresti elutu. Seega kuu pole lihtsalt ilus objekt öötaevas. Ta on meie kliima stabilisaator, meie elu võimalikuks tegija ja ta lahkub. Aga see lahkumine on nii aeglane, et me ei pea muretsema. Mitte meie eluajal, mitte meie laste eluajal, mitte isegi meie tsivilisatsiooni eluajal, kui me räägime tuhandetest aastatest. Aga kui me räägime miljarditest aastatest, siis on see probleem, suur probleem. Õnneks või õnnetuseks on teine probleem, mis saabub varem. Päikese surm. Umbes 5 miljardi aasta pärast muutub päike punaseks hiiglaseks. Tema väliskiht paisub. Merkuur neeldatakse, Veenus neeldatakse, Maa võib-olla ellu jääb, võib-olla mitte. Mudelid pole üheselt selged. Aga isegi kui Maa ellu jääb, muutub ta põletatud kõrbeks. Ookeanid aurustuvad, atmosfäär kaob, elu kaob. Ja kuu? Kuu on siis umbes 50% kaugemal kui praegu. Päev kestab umbes 47 praegust päeva. Tõusud ja mõõnad on ammu külmunud. Maa näitab alati sama külge kuule, aga mõlemad on surnud. Külmad kivid tiirlevad punase hiiglase ümber. See on meie süsteemi lõplik saatus. Mitte kohe, aga vältimatu. Aga see ei tähenda, et praegune hetk pole oluline. Vastupidi. See teeb praeguse hetke veelgi väärtuslikumaks. Praegu, sel hetkel, elame me kuldses ajaaknas. Kuu on piisavalt lähedal, et stabiliseerida meie kliima. Piisavalt lähedal, et luua tõusud ja mõõnad, mis rikastuvad ranniku ökosüsteeme. Piisavalt lähedal, et olla suur ja ilus öötaevas. Aga piisavalt kaugel, et mitte tekitada kaootilisi tõusemõõnu. Piisavalt kaugel, et meie päev on mõistliku pikkusega, mitte 5 tundi, nagu miljardeid aastaid tagasi. Me elame just õiges kohas, just õigel ajal
kosmilises mõttes. Ja see pole juhus. See on tagajärg miljardite aastate evolutsioonist. Elu on kohanenud just nende tingimustega, just selle kuu kaugusega, just selle päeva pikkusega. Kui me oleksime sündinud miljard aastat varem, oleks kuu lähemal. Päev oleks lühem. Tõusud ja mõõnad oleksid võimsamad. Kliima oleks erinev. Ja me, kui me oleksime üldse olemas, oleksime erinevad. Kui me sünniks miljard aastat hiljem, oleks kuu kaugemal. Päev oleks pikem. Tõusud ja mõõnad oleksid nõrgemad. Kliima oleks vähem stabiilne. Ja jälle, me oleksime erinevad. Aga me oleme siin, praegu. Ja see quote 1 on väga spetsiifiline hetk kosmilises ajaloos. Teadlased nimetavad seda mõnikord quote 2. Idee, et me vaatleme universumit just sellisena, nagu see peab olema, et me saaksime siin olla. Kui tingimused oleksid erinevad, me ei oleks siin neid vaatlemas. Aga see pole lihtsalt filosoofiline mõttekäik. See on praktiline tähelepanek. Me oleme osa süsteemist. Süsteemist, mis on arenenud miljardeid aastaid. Süsteemist, mis on täpselt õiges seisundis, et võimaldada meie olemasolu. Ja kuu on osa sellest süsteemist. Oluline osa. Seega, kui te järgmine kord vaatate üles ja näete kuud taevas, mõelge sellele. See objekt ei ole lihtsalt ilus. Ta on teie elu võimalikuks tegija. Ta stabiliseerib teie planeeti. Ta loob tõusud ja mõõnad, mis toituvad elu rännikualadel. Ta aeglustab teie planeedi pöörlemist, andes teile 24 tundi päevas. Mitte 5, mitte 50. Ja ta lahkub aeglaselt. 3,8 sentimeetrit aastas. Iga aasta, iga sajand, iga aastatuhat. Aga mitte igavesti, sest miski pole igavene. Isegi kuu, isegi maa, isegi päike. Kõik muutub, kõik liigub, kõik areneb. Ja me oleme siin, et seda vaadata, mõõta, mõista. Vähemalt praegu. Aga mis siis, kui me saaksime seda protsessi peatada? Mis siis, kui me saaksime kuu tagasi tuua? See pole lihtsalt teoreetiline küsimus. See on küsimus, mida teadlased on tõsiselt kaalunud. Sest kui me mõistame mehhanismi, energia ülekanne läbi tõusumõõna hõõrdumise, siis teoreetiliselt saaksime seda mehhanismi muuta. Füüsik Freeman Dyson uuris seda ideed 60. aastate lõpus. Ta küsis, kui palju energiat oleks vaja, et kuu orbiiti muuta? Vastus on hämmastav. Umbes 2 × 10 astmes 29 džauli. See on 2 koos 29 nulliga. Tohutu arv. Võrdluseks, kogu inimkonna aastane energiatarbimine on umbes 6 × 10 astmes 20 džauli. See tähendab, et kuu orbiidi märgatavaks muutmiseks läheks vaja kogu inimkonna energiatoodangut umbes 30 miljonit aastat. See pole praktiline. Vähemalt mitte praeguse tehnoloogiaga. Aga Dyson ei peatunud seal. Ta küsis, mis siis, kui me ei püüa kuud liigutada otse? Mis siis, kui me muudame tõusumõõna hõõrdumist? Näiteks, mis siis, kui me ehitaksime tohutuid tamme? Tamme, mis blokeerivad tõusumõõna vood läbi madalate väinades. See vähendaks hõõrdumist, aeglustaks kuu eemaldumist. Või vastupidi, mis siis, kui me süvendaksime väinu, looksime uusi kanaleid? See suurendaks hõõrdumist, kiirendaks kuu eemaldumist. Arvutused näitavad, et isegi tohutud inseneriprojektid, nagu Beringi väina sulgemine, muudaksid kuu eemaldumise kiirust ainult mõne protsendi võrra. Mitte piisavalt, et teha olulist vahet. Seega praktiline vastus on, me ei saa kuu eemaldumist peatada, vähemalt mitte praeguse tehnoloogiaga. Võib-olla tulevikus, kui me saame tsivilisatsiooniks, mis suudab manipuleerida planeetide orbiite. Aga see on kaugel.
väga kaugel. Aga on teine küsimus, mis on palju praktilisem. Kuidas me täpselt mõõdame kuu eemaldumist? Vastus on laserkauguse mõõtmine. Lunar laser ranging. Ja see on üks täpsemaid eksperimente, mida inimkond on kunagi teinud. Lugu algab Apollo programmi ajal. 60. aastate lõpus ja 70. alguses maandusid 6 Apollo missiooni kuu pinnale ja 3 neist, Apollo 11, 14 ja 15, paigutasid kuu pinnale spetsiaalsed peegelpaneelid. Need paneelid pole tavalised peeglid. Need on retroreflektorid, spetsiaalsed optilised seadmed, mis peegeldavad valguse täpselt tagasi sinna, kust see tuli. Olenemata sellest, millisest nurgast valgus saabub. Iga paneel koosneb 100 nurgapeeglist. Väikesed prismaatilised elemendid paigutatud täpsesse geomeetriasse ja need paneelid on seal siiani. 6. Oodates. Maa peal on mitu observatooriumi, mis tulistavad laserimpulsse nende paneelide suunas. McDonald observatoorium Texases, Apache Point observatoorium New Mexicos, Observatoire de la Côte d'Azur Prantsusmaal, Matera Laser Ranging Station Itaalias. Protsess on uskumatult täpne. Laser toodab lühikese valgusimpulsi umbes 100 pikosekundit pikk. See on 100 triljonit sekundit. Impulss sisaldab umbes 10 astmes 17 footonit. Need footonid reisivad läbi kosmose. 384 400 kilomeetrit, umbes 1,3 sekundit. Nad jõuavad kuu pinnale. Enamik neist läheb mööda, aga mõned, väga vähesed, tabavad retroreflektorit. Retroreflektor peegeldab need footonid tagasi. Täpselt sama tee. 384 400 kilomeetrit tagasi. Veel 1,3 sekundit. Maa peal ootab teleskoop. Tohutu teleskoop. Umbes 3,5 meetrit läbimõõduga ja ta püüab kinni need tagasi tulevad footonid. Kui palju footoneid jõuab tagasi? Umbes 1, mõnikord 0, mõnikord 2. Iga laserlask 1 footon 10 astmes 17 hulgast. See on uskumatu täpsus. Aga see 1 footon on piisav, sest me teame täpselt, millal me laseri tulistasime ja me mõõdame täpselt, millal footon tagasi jõudis. Vahe on reisiaeg ja reisiajast saame arvutada kauguse. Täpsus on hämmastav, umbes 1 millimeeter. 1 millimeeter kauguseni, mis on 384 400 kilomeetrit. See on nagu mõõta kaugust Tallinnast Londonisse täpsusega 1 juuksekarva laius. Ja need mõõtmised on tehtud iga nädal, iga kuu, iga aasta. Alates 1979, peaaegu 50 aastat andmeid. Ja need andmed näitavad selget trendi. Kuu eemaldub. 3,8 sentimeetrit aastas, iga aasta, ilma eranditeta. Aga andmed näitavad veel midagi ootamatut. Kuu orbiit pole täiuslik ring. See on ellips ja see ellips muutub. Mõnikord on kuu lähemal, perigeum, mõnikord kaugemal, apogeum. Vahe on umbes 20 000 kilomeetrit ja see ellips pöörleb aeglaselt. Tema pikitelg pöörleb ümber maa umbes 9 aastat. See tähendab, et perigeum ja apogeum liiguvad. Nad ei ole alati samas kohas. Laserkauguse mõõtmised näitavad seda liikumist uskumatu täpsusega. Me näeme, kuidas kuu orbiit moonutub päikese gravitatsiooni mõjul. Kuidas ta moonutub Jupiteri gravitatsiooni mõjul. Jah, isegi Jupiteri gravitatsioon, kuigi ta on 600 miljonit kilomeetrit eemal, mõjutab kuu orbiiti mõõdetavalt. Me näeme, kuidas kuu orbiit reageerib maa massijaotuse muutustele. Kui Antarktika jää sulab, muutub maa massijaotus. See muudab maa gravitatsiooni välja ja see muudab kuu orbiiti. Väga vähe, aga mõõdetavalt. Laserkauguse andmed on muutunud üheks olulisemaks tööriistaks geofüüsikas.
me kasutame neid, et mõõta maa pöörlemise aeglustumist, et mõõta maa massijaotuse muutusi, et testida üldrelatiivsusteooria ennustusi. Näiteks, Einstein ennustas, et gravitatsioon ei ole hetkeliselt. Gravitatsioonilised muutused levivad valguse kiirusega. See tähendab, et kui Kuu liigub, siis tema gravitatsiooniväli jookseb veidi maha. See loob väikese täiendava jõu, mis mõjutab orbiiti. Laserkauguse mõõtmised on kinnitanud seda efekti. Täpsus on nii suur, et me näeme isegi üldrelatiivsusteooria väikesed korrektsioone Newtoni gravitatsiooniseadusele. See on uskumatu. Me mõõdame efekte, mis on miljoneid kordi väiksemad kui põhijõud ja me teeme seda rutiinselt. Aga laserkauguse mõõtmised pole ainus viis, kuidas me uurime Kuu eemaldumist. On veel teine meetod. Kivistunud tõusumõõna setted. Mõelge sellele. Tõusud ja mõõnad ei mõjuta ainult vett. Nad mõjutavad ka setet. Liiv, muda, savi. Kõik see liigub tõusumõõna voogudega. Ja see loob kihte. Kõrge tõusu ajal kantakse rohkem setet. Madala tõusu ajal vähem. See loob rütmilise mustri. Kihid, mis vastavad tõusumõõna tsüklitele. Ja need kihid kivistuvad. Nad muutuvad kiviks. Ja nad säilivad miljoneid aastaid. Geoloogid on uurinud selliseid kivistunud tõusumõõna setteid. Eriti huvitavad on nii-öelda tidalites. Kivimid, mis näitavad selgeid tõusumõõna tsükleid. Üks kuulsaimaid näiteid on Elatina Formation Lõuna-Austraalias. Need kivimid on umbes 670 miljonit aastat vanad ja nad näitavad selgeid tõusumõõna kihte. Geoloog George Williams uuris neid kihte põhjalikult. Ta luges kihte, ta mõõtis nende paksust ja ta avastas midagi hämmastava. Kihid näitavad mitte ainult päevatsüklit, nad näitavad ka kuutsüklit. Umbes iga 29 kihi järel on muster, mis vastab täiskuule või noorkuule, kui tõusud ja mõõnad on kõige võimsamad. Ja nad näitavad aastatsüklit. Umbes iga 300 kihti järel on muster, mis vastab aastaajale, kui maa on lähimal või kaugeimal päikesest. Williams luges kihte ja ta leidis, et 670 miljonit aastat tagasi oli aastas umbes 430 päeva. See tähendab, et päev kestis umbes 21 tund. See on täpselt see, mida me ootaksime, kui Kuu eemaldub 3,8 sentimeetrit aastas. Arvutused klapivad. Aga on veel midagi. Williams märkas, et Kuu tsükkel oli lühem, umbes 27 päeva, mitte 29 nagu praegu. See tähendab, et Kuu tiirles kiiremini, sest ta oli lähemal. Kõik andmed klapivad. Laserkauguse mõõtmised, kivistunud korallid, kivistunud tõusumõõnasetted, teoreetilised arvutused. Kõik näitavad sama asja. Kuu eemaldub 3,8 sentimeetrit aastas ja see on kestnud miljardeid aastaid. Aga nüüd tuleb huvitav küsimus. Kas see protsess on alati olnud sama kiire? Vastus on ei. Kuu eemaldumise kiirus on muutunud aja jooksul. Varajases ajaloos, kui Kuu oli palju lähemal, olid tõusud ja mõõnad palju võimsamad. Hõõrdumine oli suurem, energiaülekanne oli kiirem. Kuu eemaldus kiiremini. Arvutused näitavad, et umbes 4 miljardit aastat tagasi eemaldus Kuu umbes 20 sentimeetrit aastas. See on umbes 5 korda kiirem kui praegu. Aga siis, kui Kuu liikus kaugemale, nõrgenesid tõusud ja mõõnad. Hõõrdumine vähenes. Energiaülekanne aeglustus. Ja Kuu eemaldumise kiirus vähenes. Praegu on kiirus umbes 3,8 sentimeetrit aastas. Ja see kiirus aeglustub endiselt. Väga aeglaselt. Aga mõõdetavalt. Tulevikus, kui Kuu on veelgi kaugemal, aeglustub eemaldumise kiirus veelgi. Lõpuks, kui saavutatakse tidal locking equilibrium, peatub eemaldumise protsess täielikult. Aga see on miljardite aastate kaugusel. Praegu me elame faasis,
kus eemaldumise kiirus on suhteliselt stabiilne, umbes 3,8 sentimeetrit aastas. Ja see jääb selliseks veel miljoneid aastaid. Nüüd vaatame teisi kuid päikesesüsteemis. Kas nad ka eemalduvad oma planeetidest? Vastus on mõned küll, mõned ei. Sõltub tingimustest. Võtame Marsi. Marsil on 2 väikest kuud, Phobos ja Deimos, aga nende saatus on täiesti erinev. Deimos eemaldub Marsist, nagu meie kuu eemaldub Maast. Põhjus on sama, tõusumõõna hõõrdumine. Marss pöörleb kiiremini kui Deimos tiirles, energia kandub üle, Deimos liigub kõrgemale orbiidile. Aga Phobos on erinev. Phobos tiirles kiiremini kui Marss pöörleb. Tema orbitaalperiood on ainult 7 tundi 39 minutit. Marsi päev on 24 tundi 37 minutit. See tähendab, et tõusumõõna paisut Marsil on Phobose taga, mitte ees. Phobos tõmbab neid paisu edasi. See aeglustab Phobost. Ja kui Phobos aeglustub, langeb ta madalamale orbiidile. Phobos ei eemaldud, ta läheneb. Umbes 2 sentimeetrit aasta. Ja lõpuks, umbes 50 miljonit aastat tulevikus, Phobos jõuab Rossi piirini. See on kaugus, kus Marsi gravitatsioonilised jõud muutuvad tugevamaks kui Phobose enda gravitatsioon. Phobos puruneb. Ja tema tükid moodustavad rõnga ümber Marsi. Marsil on tulevikus rõngas, nagu Saturnusel. Aga see rõngas ei kesta igavesti. Tükid kukuvad aeglaselt Marsi pinnale. Umbes 100 miljonit aastat pärast Phobose purunemist on rõngas kadunud. See on Phobose saatus. Mitte aeglane eemaldumise, vaid aeglane lähenemine ja lõplik hävitamine. Võtame teise näite. Neptuuni kuu Triton. Triton on suur kuu, suurem kui Pluto, aga tema orbiit on retrograadne. Ta tiirles vastupidises suunas Neptuuni pöörlemisele. See on äärmiselt ebatavaline. Peaaegu kõik suured kuud päikesesüsteemis tiirlevad samas suunas, nagu nende planeet pöörleb. Aga Triton on erand. Astronoomid arvavad, et Triton ei tekkinud Neptuuni ümber. Ta oli püütud. Ta oli kunagi sõltumatu objekt, nagu Pluto, aga ta tuli liiga lähedale Neptuunile. Neptuuni gravitatsioon püüdis ta kinni ja pani ta retrograadsele orbiidile. Aga retrograadne orbiit tähendab, et Triton läheneb Neptuunile, nagu Phobos läheneb Marsile. Tõusumõõna hõõrdumine aeglustab teda ja ta spiraalub allapoole. Arvutused näitavad, et umbes 3,6 miljardit aastat tulevikus jõuab Triton Rossi piirini. Ta puruneb. Ja Neptuunil on tohutu rõngas, palju suurem kui Saturni rõngad, sest Triton on palju suurem kui Saturni rõngaste algmaterjal. See on Tritoni saatus. Püütud kuu, kes aeglaselt spiraalub oma hävitamise poole. Aga on ka vastupidiseid näiteid. Jupiteri kuud, Io, Europa, Ganymedes, Callisto. Kõik nad eemalduvad Jupiterist. Väga aeglaselt, aga mõõdetavalt. Põhjus on sama. Tõusumõõna hõõrdumine. Jupiteri pöörlemine aeglustub. Kuude orbiidid tõusevad. Aga Jupiteri kuudel on veel midagi huvitavat. Orbitaalne resonants. Io tiirles täpselt 2 korda iga kord, kui Euroopa tiirles 1 korra. Ja Euroopa tiirles täpselt 2 korda iga kord, kui Ganymedes tiirles 1 korra. See on 2-1-2 resonants. See resonants pole juhuslik. See on tagajärg tõusumõõna interaktsioonidest. Kuud on lukustunud üksteisega gravitatsiooniliselt. Ja see resonants loob täiendavat tõusumõõna soojendamist, eriti Io puhul. Io on kõige lähemal Jupiterile. Tema orbiit on veidi elliptiline resonantsi tõttu. Ja see elliptilisus tähendab, et Jupiteri gravitatsioon venib ja pigistab Iot pidevalt. See loob hõõrdumist Io sisemuses, tohutu hõõrdumist. Nii palju,
et Io sisemus on sulatatud. Io on kõige vulkaaniliselt aktiivsem keha päikesesüsteemis. Tema pinnal on sadu aktiivseid vulkaane, väävlivulkaane, mis paiskavad materjali sadu kilomeetreid kosmosesse. Kogu see energia tuleb tõusumõõna hõõrdumisest. Jupitri gravitatsioon venib Iot. Resonants teiste kuudega hoiab orbiidi elliptilisena. Ja Io sisemus sulab. See on tõusumõõna jõudude dramaatiline demonstratsioon. Mitte aeglane, peaaegu märkamatu mõju nagu Maal, vaid võimas, nähtav, pidev vulkaaniline aktiivsus. Io kaotab materjali. Iga sekund paiskub umbes 1000 kilogrammi väävlit kosmosesse. Osa sellest materjalist kukub tagasi Io pinnale, aga osa moodustab toruse, rõnga, gaasi ja tolmu mööda Io orbiiti. Ja see protsess jätkub miljoneid aastaid, miljardeid aastaid, kuni Jupitri pöörlemine on piisavalt aeglustunud või kuni resonants laguneb. Aga praegu on Io elav maailm, mitte elus bioloogilises mõttes, aga elav geoloogilises mõttes, pidevalt muutuv, pidevalt aktiivsne tänu tõusumõõna jõududele. See näitab meile, et tõusumõõna jõud pole lihtsalt akadeemiline uudishimu. Need on fundamentaalsed jõud, mis kujundavad maailmu, mis loovad vulkaane, mis liigutavad kuusid, mis muudavad orbiite. Ja meie oma kuu? Meie kuu on kusagil vahepeal, mitte nii dramaatiline kui Io, aga mitte nii staatiline kui Callisto. Meie kuu on aeglases, vaikses, aga vältimatus liikumises, eemale meist. 3,8 sentimeetrit aastas, iga aasta, iga sajand, iga aastatuhat. Ja me mõõdame seda laserkiirtega, kivistunud setetega, aatomkelladega. Me mõõdame, kuidas meie maailm muutub, sest see on see, mida teadus teeb. See ei vaata lihtsalt, see mõõdab. Täpselt, korratavalt. Ja see otsib mustreid. Ja mustrid on seal. Selged, vältimatud. Ilus. Kuu eemaldub. Maa aeglustub. Päev pikeneb. Tõusud ja mõõnad nõrgenevad. Kõik on seotud. Kõik on osa ühest suurest süsteemist. Süsteemist, mis järgib füüsika seadusi. Seadusi, mida me saame mõista, mõõta, ennustada. Ja see mõistmine teeb meie eksistentsi veelgi imelisemaks, sest me pole lihtsalt vaatlejad. Me oleme osa süsteemist. Osa, mis suudab süsteemi mõista. Me oleme universumi viis vaadata iseennast, mõõta iseennast, mõista iseennast. Ja praegu, sel hetkel, vaatame me üles. Näeme kuud ja me teame, täpselt, mõõdetavalt, vältimatul, et ta liigub eemale. 3,8 sentimeetrit aastas, iga aasta, igavesti. Või vähemalt seni, kuni päike muutub punaseks hiiglaseks ja neelab meid kõiki. Aga see on teine lugu. Aga oodake, enne kui me jätkame seda lugu kuu vältimatul lahkumisel, peatugem hetkeks, sest ma tean täpselt, mida te mõtlete. See kõlab nagu pseudoteadus, nagu veel üks sensatsiooniline lugu, mis võtab ühe väikese fakti ja paisutab selle kosmiliseks draamaks. Ja te ei eksi, kui olete skeptiline. Internet on täis lugusid, mis väidavad, et teadlased on šokeeritud või NASA varjab tõde või see muudab kõike, mida me teame. Enamik neist on jama. Seega vaatame otse. Kas see lugu kuu eemaldumisest on tõsi? Kas see on tõesti nii lihtne? Kas pole mingeid kahtlusi? Vastus on jah, see on tõsi. Aga ei, see pole nii lihtne. Alustame kahtlustest, sest teadus ei edene läbi kindluse. Teadus edeneb läbi kahtluse, läbi küsimuste esitamise, läbi alternatiivide kaalumise. Esimene kahtlus. Kas laserkauguse mõõtmised on tõesti nii täpsed?
Mõelge sellele. Me väidame, et suudame mõõta kaugust Kuuni täpsusega 1 millimeeter. Kaugust, mis on 384 400 kilomeetrit. See on 1 osa 3,8 korda 10 astmes 11. See on nagu mõõta kaugust Maast Päikeseni täpsusega 1 meeter. Kas on üldse võimalik? Vastus on jah. Aga ainult seetõttu, et me oleme äärmiselt hoolikad. Iga laserkauguse mõõtmine peab arvestama 10 erinevate efektidega. Atmosfääri murdumine. Valgus aeglustub ja kõverdub, kui ta läbib õhu. Me peame teadma täpselt, milline on atmosfääri tihedus, temperatuur, niiskus. Iga mõõtmise ajal. Maa pöörlemine. Maa pöörleb samal ajal, kui valgus reisib. Seega punkt, kust laser tulistati, on liikunud, kui valgus tagasi jõuab. Me peame arvestama seda liikumist. Täpselt. Kuu libreerimine. Kuu ei näita meile täpselt sama külge kogu aeg. Ta kõigub veidi. Umbes 6 kraadi. See tähendab, et retroreflektorid liiguvad. Me peame teadma täpselt, kus nad on, iga mõõtmise ajal. Üldrelatiivsusteooria efektid. Gravitatsioon moonutab ruumi ja aega. Valgus ei liigu täpselt sirgjooneliselt. Me peame arvestama Einsteini korrektsioone. Päikese gravitatsioon. Päikese gravitatsioon mõjutab nii Maad kui Kuud. See muudab kaugust veidi. Me peame arvestama Päikese positsiooni. Täpselt. Jupiteri gravitatsioon. Jah, isegi Jupiteri gravitatsioon. Kuigi ta on 600 miljonit kilomeetrit eemal, tema mass on nii suur, et ta mõjutab Kuu orbiiti mõõdetavalt. Maa massijaotus. Maa ei ole täiuslik sfäär. Mäed, ookeanid, jääkilbid, kõik see muudab gravitatsiooni välja ja see mõjutab Kuu orbiiti. Tektoonilised liikumised. Mandrid liiguvad. Mõned sentimeetrid aastas. Observatoorium, kust laser tulistatakse, liigub koos mandriga. Me peame arvestama seda liikumist. Kõik need efektid, kõik need korrektsioonid. Ja alles siis, kui me oleme arvestanud kõike seda, saame me öelda, jah, Kuu on 3,8 sentimeetrit kaugemal kui eelmisel aastal. See pole lihtne mõõtmine. See on tohutult keeruline arvutus, mis hõlmab 10 teadusharusid. Atmosfääriteadus, geofüüsika, orbitaalmehaanika, üldrelatiivsusteooria, kõik koos. Aga see töötab. Erinevad observatooriumid Texases, New Mexicos, Prantsusmaal, Itaalias, kõik saavad sama tulemuse. 3,8 sentimeetrit aastas, pluss-miinus umbes 4 millimeetrit. See on reprodutseeritav, see on kontrollitav, see on teadus. Teine kahtlus. Kas geoloogilised andmed on usaldusväärsed? Me väidame, et kivistunud korallid ja tõusumõõna setted näitavad, et päev oli lühem minevikus. Aga kas me saame tõesti usaldada fossiilseid andmeid? Vastus on jah, aga ettevaatusega. Kivistunud korallid on suurepärane meetod, aga neil on piirangud. Esiteks, me peame teadma täpselt, kui vanad nad on. Radiosotoopiline dateerimine annab meile vanuse, aga see dateerimine pole täiuslik. On veamäär, tavaliselt mõned miljonid aastad. Teiseks, me peame teadma, et korallid kasvasid regulaarselt. Aga mõnikord korallid peatavad kasvu. Haiguse tõttu, keskkonnastress tõttu ja siis on kihid puudu. Kolmandaks, me peame teadma, et kihid vastavad päevadele. Aga mõned korallid kasvavad kihte ka öösiti või mitu kihti päevas. Seega iga fossiilne koralli analüüs tuleb võtta ettevaatusega. Me ei saa usaldada ühte mõõtmist. Me vajame paljusid, erinevatest kohtadest, erinevatest aegadest. Ja siis me otsime mustrit. Ja muster on seal. Selge, korratav. Päev oli lühem minevikus. Ja lühenemine vastab täpselt sellele, mida me ootaksime, kui Kuu eemaldub 3,8 sentimeetrit aastas. Aga, ja see on oluline aga, on perioodid, kus andmed ei klapi täpselt. Näiteks,
Umbes 600 miljonit aastat tagasi näitavad mõned andmed, et päev oli umbes 21 tund, aga teised andmed näitavad 22 tundi. Vahe on suur. Liiga suur, et olla lihtsalt mõõtmisviga. Miks? Keegi ei tea täpselt. Võib-olla rannikujooned olid erinevad, võib-olla hõõrdumine oli erinev. Võib-olla oli mingi suur geoloogiline sündmus, mandrite kokkupõrge, supermaailmajao teke, mis muutis tõusumõõna dünaamikat. See on teaduse ilu. Me ei tea kõike. Me tunnistame lünki ja me töötame nende täitmiseks. 3. kahtlus. Kas teooria on täielik? Me ütleme, et Kuu eemaldub tõusumõõna hõõrdumise tõttu. Energia kandub maa pöörlemisest Kuu orbiidile. See on lihtne, elegantne. Aga kas see on kogu lugu? Vastus on peaaegu. On väikesed efektid, mida me pole veel täielikult mõistnud. Näiteks, Kuu orbiit kõigub veidi, väga vähe, aga mõõdetavalt. Ja mõned neist kõikumistest ei vasta täpselt meie mudelitele. Võib-olla on seal täiendavaid gravitatsioonilisi efekte, mida me pole arvestanud. Võib-olla on Kuu sisemus mitte täiesti homogeenne. Võib-olla on seal massi anomaaliaid, mis mõjutavad orbiiti. Või võib-olla on meie mõistmine maa sisemuse viskoossusest mitte täiesti täpne. Kui vaipkiht on veidi erinev, kui me arvame, siis tahke maa tõusumõõna hõõrdumine on erinev ja see muudab arvutusi. Need on väikesed efektid, mõned protsendid, aga teadlased töötavad nende kallal. Sest teadus ei rahuldu peaaegu õigega. Teadus tahab täpselt õiget. Ja see toob meid kõige olulisema punktini. Teaduslik ausus. Teadus ei ole dogma. Teadus ei ole usk. Teadus on protsess. Protsess, kus me esitame küsimusi, kogume andmeid, ehitame mudeleid, testame neid mudeleid ja kui andmed ei klapi, muudame mudeleid. Kuu eemaldumise lugu on üks parimaid näiteid sellest protsessist. 1889. aastal pakkus George Darwin välja teooria. Kuu eemaldub tõusumõõna hõõrdumise tõttu. See oli hüpotees, mitte fakt. Hüpotees. Siis tulid mõõtmised. Kivistunud korallid, kivistunud tõusumõõna setted. Andmed toetasid hüpoteesi, aga ei tõestanud seda. Siis 1969. aastal maandusid astronaudid Kuul. Nad paigutasid retroreflektorid ja algas laserkauguse mõõtmine. Ja lõpuks 1979. aastal tuli esimene otsene mõõtmine. Kuu eemaldub 3,8 sentimeetrit aastas. Hüpotees muutus teooriaks. Teooria, mida toetavad andmed. Palju andmeid. Erinevatest allikatest. Kõik klapivad. Aga see pole lõpp. Teadus ei lõpe kunagi. Me jätkame mõõtmist. Me jätkame täpsustamist. Me jätkame küsimuste esitamist. Ja see on see, mis eristab teadust pseudoteadusest. Pseudoteadus väidab kindlust. Me teame tõde. Teadus väidab kahtlust. Me arvame, et me teame, aga me jätkame kontrollimist. Pseudoteadus varjab andmeid. Usalda meid. Teadus avaldab andmeid. Kontrolli ise. Pseudoteadus kardab kriitikat. Kui sa kahtled, oled sa osa vandenõust. Teadus kutsub kriitikat. Kui sa leiad vea, oled sa kangelane. Seega, kui te kahtlete selles loos Kuu eemaldumisest, hea, kahtlege. Kontrollige andmeid. Lugege teadusartikleid. Vaadake mõõtmisi. Kõik on avalik. Kõik on kontrollitav. Kõik on reprodutseeritav. Ja kui te seda teete, jõuate sama järelduseni, milleni on jõudnud tuhanded teadlased üle maailma. Kuu eemaldub. 3,8 sentimeetrit aastas. See on fakt, mõõdetav, vältimatu. Aga nüüd, kui me oleme käsitlenud kahtlusi, vaatame suurimat küsimust. Mitte kas see on tõsi, vaid
mida see tähendab. Sest numbrid on üks asi. 3,8 sentimeetrit aastas, 100 aastat, 1000 aastat, 1,000,000 aastat. Need on lihtsalt numbrid, aga tähendus, see on midagi muud. Mõelge sellele. Kogu inimkonna ajalugu, kõik tsivilisatsioonid, kõik impeeriumid, kõik sõjad, kõik avastused on kestnud umbes 10 000 aastat. Alates põllumajanduse leiutamisest. Selle aja jooksul on kuu eemaldunud 38 meetrit, umbes 1 maja kõrguse võrra. See on mitte midagi kosmilises mõõtkavas. Aga vaatame teisest küljest. 10 000 aasta jooksul on päev pikenenud 170 millisekundit. See on umbes 1/5 sekundist. Kas keegi on seda märganud? Ei. Kas see on mõjutanud kedagi? Ei. Kas see on oluline? Igapäevaelus ei. Aga teaduses jah. Sest need 170 millisekundit on mõõdetavad. Nad on seal. Nad on reaalsed. Ja nad näitavad meile midagi fundamentaalset. Miski pole igavene. Isegi kuu, mis on olnud seal iga öö, iga inimpõlve, iga tsivilisatsiooni vältel, isegi kuu muutub. Ja see muutus on vältimatu. Mitte seetõttu, et keegi seda tahab, mitte seetõttu, et keegi seda planeerib, vaid seetõttu, et füüsikaseadused nõuavad seda. Energia ei kao, energia muutub. Maa pöörlemisenergia muutub kuu orbitaalenergiaks. Vältimatul, igavesti. Või vähemalt seni, kuni saavutatakse tasakaal. Ja see toob meid viimase, suurima küsimuse juurde. Mis juhtub lõpus? Me oleme rääkinud tulevikust. 100 aastat, 1000 aastat, 1,000,000 aastat, 1,000,000,000 aastat. Aga mis juhtub päris lõpus? Kui kogu protsess on lõppenud? Vastus on tidal locking equilibrium. See on punkt, kus maa päev ja kuu on sama pikad. Umbes 47 praegust päeva. Sel hetkel näitab maa alati sama külge kuule. Nagu kuu juba praegu näitab alati sama külge maale. Üks pool maad näeb kuud alati. Taevas, liikumatul, igavesti samas kohas. Teine pool maad ei näe kuud kunagi. Igavesti. Tõusud ja mõõnad on külmunud. Vesi on paisunud ühele poolele. Igavesti. Energiaülekanne on peatunud. Kuu ei eemaldud enam. See on lõplik seisund, stabiilne, muutumatu, igavene. Või oleks, kui meil oleks piisavalt aega. Aga meil ei ole piisavalt aega. Sest umbes 5 miljardi aasta pärast, palju enne kui tidal locking equilibrium saavutatakse, juhtub midagi muud. Päike sureb. Mitte äkki, mitte plahvatusega, vaid aeglaselt, järk-järgult. Päike on täht. Täht, mis põletab vesinikku heeliumiks. Iga sekund muudab päike umbes 400 miljonit tonni vesinikku heeliumiks. Ja see protsess vabastab energiat. Tohutu energiat. Energia, mis hoiab päikest kuumana. Energia, mis hoiab meid elus. Aga vesinik ei kesta igavesti. Päike on põletanud vesinikku umbes 4,6 miljardit aastat. Ja tal on veel umbes 5 miljardit aastat vesiniku järel. Siis vesinik lõpeb. Päikese tuum hakkab kokku tõmbuma, temperatuur tõuseb. Ja päike hakkab põletama heeliumi. Aga heelium põleb erinevalt, kiiremini, kuumemalt. Ja päikese väliskiht hakkab paisuma. Päike muutub punaseks hiiglaseks. Tema läbimõõt kasvab. 10 korda, 100 korda. Tema väliskiht ulatub peaaegu maa orbiidini. Merkuur neeldatakse. Tema orbiit laguneb. Ta spiraalub päikese sisse ja aurustub. Veenus neeldatakse. Sama saatus. Maa on piiripealne. Mõned mudelid näitavad, et päikese väliskiht ulatub täpselt maa orbiidini. Maa ellu jääb. Vaevalt.
aga ellu jääb. Teised mudelid näitavad, et päikese väliskiht ulatub veidi kaugemale. Maa orbiit laguneb, maa spiraalub päikese sisse ja aurustub. Aga isegi kui maa ellu jääb, on ta siis surnud maailm. Temperatuurid tõusevad tuhandetesse kraadidesse, ookeanid aurustuvad, atmosfäär kaob kosmosesse, pind sulab. Maa muutub magma ookeaniks, nagu ta oli alguses, 4,5 miljardit aastat tagasi. Ring sulgub. Ja Kuu on siis umbes 50% kaugemal kui praegu. Külm, surnud, kivi, tiirlevad teise kivi ümber punase hiiglase valguses. Võib-olla Kuu ellu jääb. Võib-olla päikese massikaatus punase hiiglase faasis võrgendab tema gravitatsiooni piisavalt, et Kuu orbiit tõuseb. Ja Kuu jääb tiirlevat surnud maa ümber, tiirlevat surnud päikese ümber. Või võib-olla päikese paisunud atmosfäär loob piisavalt hõõrdumist, et Kuu orbiit laguneb. Kuu spiraalub maa poole. Ja lõpuks, miljardeid aastaid pärast tema sündi, Kuu põrkab tagasi maaga. Viimane kokkupõrge, nagu esimene kokkupõrge, mis ta lõi. Ring sulgub täielikult. See on meie süsteemi lõplik saatus. Mitte homme, mitte järgmisel aastal, mitte isegi järgmisel miljonil aastal. Aga vältimatu. Ja see toob meid tagasi alguse juurde. Tagasi selle juurde, miks see kõik on oluline. Sest kui me vaatame kogu seda lugu, Kuu sünd kokkupõrkes, tema aeglane eemaldumise, tema lõplik saatus, me näeme midagi fundamentaalset. Me näeme, et miski pole igavene. Kõik muutub, kõik liigub, kõik areneb. Kuu ei ole muutumatu, maa ei ole muutumatu, päike ei ole muutumatu ja me pole samuti muutumatuid. Aga see ei ole kurb tõde, see on vabastav tõde. Sest kui miski pole igavene, siis iga hetk on ainulaadne. Iga hetk on väärtuslik. Iga hetk on oluline. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, on Kuu täpselt seal, kus ta on. Mitte kus ta oli eile, mitte kus ta on homme, vaid täpselt seal, kus ta on praegu. Ja te olete siin, praegu, sel planeedil, sel hetkel kosmilises ajaloos. Te ei ole siin miljard aastat tagasi, kui Kuu oli lähemal ja päev oli lühem. Te ei ole siin miljard aastat tulevikus, kui Kuu on kaugemal ja kliima on kaootilisem. Te olete siin praegu, kuldses ajaaknas. Kui Kuu on piisavalt lähedal, et stabiliseerida meie kliima. Piisavalt kaugel, et mitte tekitada kaootilisi tõuse mõõnu. Piisavalt suur, et olla ilus öötaevas. See pole juhus, see on tagajärg. Tagajärg miljardite aastate evolutsioonist. Evolutsioonist, mis on kohandanud elu täpselt nende tingimustega. Me oleme Kuu lapsed, sõna otseses mõttes. Ilma Kuuta poleks maa kliima stabiilne. Ilma stabiilse kliimata poleks keerukas elu arenenud. Ilma keeruka eluta poleks meid. Kuu on meie võimalikuks tegija ja ta lahkub. Mitte kiiresti, mitte märgatavalt, aga vältimatul. 3,8 sentimeetrit aastas, iga aasta, iga sajand, iga aastatuhat. Ja me mõõdame seda, me mõistame seda, me aktsepteerime seda. Sest see on see, mida tähendab olla inimene. Olla olend, kes suudab vaadata üles, näha Kuud ja mõista täpselt, mõõdetavalt, vältimatul, et see ilus objekt taevas ei ole igavene. Aga see teeb selle ainult ilusamaks. Sest ilu ei ole igaveses. Ilu on muutuvas. Ilu on ajalises. Ilu on hetkes. Ja see hetk, see täpne hetk, kui te vaatate üles ja näete Kuud, see hetk ei kordu kunagi. Kuu on veidi eemale liikunud. Te olete veidi vanemaks saanud. Universum on veidi edasi arenenud. Aga hetk oli seal.
reaalne, mõõdetav, ilus. Ja see on piisav. Aga nüüd peame rääkima sellest, mida me ei tea. Sest kogu see lugu, laserkiired, mis mõõdavad kaugust millimeetri täpsusega, kivistunud korallid, mis räägivad meile päevadest, mis olid miljoneid aastaid tagasi, arvutused, mis ennustavad tulevikku miljardite aastate kaugusele, kogu see lugu võib luua illusiooni, et me mõistame kõike. Aga me ei mõista. Me mõistame mehhanismi, tõusu-mõõna hõõrdumine, energia ülekanne, orbiidi tõus, see on selge, see on mõõdetav, see on ennustatav. Aga on küsimusi, millele me ei tea vastust. Suured küsimused, fundamentaalsed küsimused. Esimene küsimus, miks on Kuu nii suur? Mõelge sellele. Kuu on umbes veerand Maa läbimõõdust. See on tohutu. Enamik planeete päikesesüsteemis ei oma nii suuri kuusid. Marsi kuud on väikesed kivid. Jupiteri kuud on suured, jah, aga Jupiteri enda suhtes on nad väikesed. Ainult Pluto omab kuud, Charon, mis on sarnases proportsioonis. Aga Pluto pole isegi planeet enam. Ta on kääbusplaneet. Maa on ainuke kivine planeet, kellel on nii suur Kuu. Miks? Me teame, kuidas Kuu tekkis. Teia kokkupõrge, tohutu plahvatus. Materjal paiskus orbiidile ja see materjal koondus. Aga miks toimus see kokkupõrge? Miks just Maaga? Miks mitte Veenusega? Miks mitte Marsiga? Vastus on, me ei tea. See oli juhus, kaos. Varajane päikesesüsteem oli täis planeetesi Maale. Väikeseid protoplaneetid, mis põrkasid kokku, ühindasid, kasvasid. Ja üks neist, Teia, juhtus põrkama Maaga. Kui see kokkupõrge poleks juhtunud, poleks meil Kuud. Ja kui meil poleks Kuud, oleks Maa täiesti erinev planeet. Kliima oleks ebastabiilne. Telg kõiguks kaootiliselt. Jääajad tuleksid ja läheksid ettearvamatul viisil. Elu, kui see üldse oleks arenenud, oleks palju lihtsam, palju primitiivsem. Võib-olla poleks meid. Võib-olla poleks kedagi, kes suudaks vaadata üles ja küsida, miks on Kuu seal? Seega meie olemasolu sõltub juhusest. Kokkupõrkest, mis juhtus 4,5 miljardit aastat tagasi. Kokkupõrkest, mis võis juhtuda või mitte juhtuda. Ja see toob meid teise küsimuse juurde. Kui tavaline on see? Kui palju on planeete seal väljas, ümber teiste tähtede, teistes galaktikates, kellel on suured kuud, kellel on stabiilne kliima, kellel on tingimused keerukaks eluks? Me ei tea. Me oleme avastanud tuhandeid eksoplaneetid, planeetid ümber teiste tähtede, aga me ei suuda veel avastada nende kuusid. Kuud on liiga väikesed, liiga tuhmid. Meie teleskoopid pole piisavalt võimsad. Võib-olla on suured kuud tavalised. Võib-olla iga kivine planeet on läbinud Teia sarnase kokkupõrke. Võib-olla universum on täis Maa sarnaseid maailmu, stabiilse kliimaga, keeruka eluga. Või võib-olla me oleme ainulaadsed. Võib-olla Teia kokkupõrge oli nii ebatõenäoline sündmus, et see juhtub ainult üks kord miljardi galaktika kohta. Võib-olla me oleme üksi. Me ei tea. Ja see teadmatus on oluline, sest see meenutab meile, et olenemata sellest, kui palju me mõõdame, kui täpselt me arvutame, kui kaugele me vaatame, on alati rohkem, mida me ei tea. Kolmas küsimus. Mis on aeg? See võib tunduda imelikuna. Me oleme rääkinud ajast kogu selle loo vältel. 3,8 sentimeetrit aastas, 100 aastat, 1000 aastat, miljard aastat. Aeg tundub lihtne, selge, mõõdetav. Aga mis see tegelikult on? Füüsikud on võidelnud selle küsimusega sajandeid. Newton arvas, et aeg on absoluutne, universaalne, sama kõigile, kõikjal. Aga Einstein näitas, et see pole tõsi.
Aeg on suhteline. Aeg sõltub kiirusest. Aeg sõltub gravitatsioonist. Kui te liigute kiiresti, aeglustub aeg. Kui te olete tugeva gravitatsioonivälja lähedal, aeglustub aeg. Astronaudid rahvusvahelisel kosmosejaamas, kes liiguvad umbes 8 kilomeetrit sekundis, vananevad veidi aeglasemalt kui meie maa peal. Vahe on väike. Mõned mikrosekundid päevas, aga see on mõõdetav, reaalne. Ja kuu? Kuu on nõrgemas gravitatsiooniväljas kui maapind. Seega aeg kuul liigub veidi kiiremini kui aeg maal. Vahe on umbes 36 mikrosekundit päevas. See tähendab, et kui me ütleme, kuu eemaldub 3,8 sentimeetrit aastas, peame täpsustama. Aastas mille järgi? Maa aja järgi? Kuu aja järgi? Universaalse aja järgi? Aga universaalset aega ei ole. On ainult kohalik aeg. Aeg, mis sõltub sellest, kus te olete. Kui kiiresti te liigute. Kui tugeva gravitatsioonivälja lähedal te olete. Ja see toob meid veel sügavama küsimuse juurde. Kas aeg on fundamentaalne? Mõned füüsikud arvavad, et ei. Nad arvavad, et aeg on emergentne nähtus. Midagi, mis tekib fundamentaalsemate protsesside koosmõjust. Nagu temperatuur tekib aatomite liikumisest. Kui see on tõsi, siis küsimus, mis juhtub tulevikus, pole isegi õigesti esitatud. Sest tulevik pole fundamentaalne kategooria. See on lihtsalt viis, kuidas meie ajud organiseerivad kogemust. Me ei tea, ja see on hämmastav, sest see tähendab, et isegi nii lihtne küsimus nagu kui kaugel on kuu homme, eeldab asju, mida me ei mõista täielikult. 4. küsimus. Mis on teadvus? See võib tunduda veel imelikumana. Mis pistmist on teadvusel kuu eemaldumisega? Aga mõelge sellele. Kogu see lugu, kõik need mõõtmised, kõik need arvutused, kõik need ennustused eksisteerivad ainult seetõttu, et on olendid, kes suudavad mõõta, arvutada, ennustada. Kuu eemaldus miljardeid aastaid enne, kui keegi oli seda märkamas. Ja ta jätkab eemaldumist miljardeid aastaid pärast seda, kui viimane vaatleja on kadunud. Aga kas see eemaldumise on reaalne, kui keegi seda ei vaata? Füüsikud vaidlevad selle üle. Kvantmehaanika, teooria, mis kirjeldab väiksemate osakeste käitumist, ütleb midagi imelikku. Vaatlus muudab reaalsust. Enne vaatlust on osake korraga paljudes kohtades. Tõenäosuste pilv. Aga kui te vaatlete, kollabeerub see pilv. Osake on ühes kohas. Kas sama kehtib kuu kohta? Kas kuu on korraga paljudes kohtades, kuni keegi mõõdab tema positsiooni? Enamik füüsikuid ütleks ei. Kvantmehaanika kehtib väikeste osakeste kohta, mitte suurte objektide nagu kuu kohta. Aga mõned füüsikud ei ole kindlad. Nad küsivad, kus on piir? Kui suur peab objekt olema, et ta kollabeeruks ühte seisundisse ilma vaatlejata? Me ei tea. Ja see on üks sügavamaid küsimusi füüsikas. Hard problem of quantum measurement. Ja see seostub teise sügava küsimusega. Hard problem of consciousness. Kuidas tekib subjektiivne kogemus? Kuidas tekib minasus? Kuidas tekib tunne, et ma olen siin, vaatan kuud, mõtlen tema eemaldumisele? Me teame, et teadvus on seotud ajuga. Me teame, millised ajupiirkonnad on aktiivsed, kui te mõtlete. Me teame, kuidas neuronid tulistavad elektrilisi impulsse. Aga me ei tea, kuidas need elektrilised impulsid muutuvad kogemuseks. Kuidas objektiivne neuronite tulestamine muutub subjektiivseks, tundeks, et ma olen. See on lõhe, sügav lõhe meie mõistmises. Ja see lõhe on oluline, sest kogu see lugu kuu eemaldumisest, kogu teadus, kogu mõistmine eksisteerib selles lõhes. Teadvuses, kogemuses, minasuses. Ilma teaduseta poleks kedagi, kes küsiks, miks kuu eemaldub.
ilma teaduseta poleks kedagi, kes tunneks ilu, vaadates kuud öötaevas. Ilma teaduseta poleks kedagi, kes mõistaks, et see ilu on ajutine. Seega teadvus pole lihtsalt kõrvalseisja. Teadvus on osa loost, oluline osa, ja me ei mõista seda. 5. küsimus. Miks on midagi, mitte midagi? See on kõige fundamentaalsem küsimus. Miks eksisteerib universum? Miks eksisteerib maa? Miks eksisteerib kuu? Miks eksisteerite te? Füüsika saab vastata küsimustele kuidas. Kuidas kuu tekkis? Teia kokkupõrge. Kuidas kuu eemaldub? Tõusumõõna hõõrdumine. Kuidas kuu lõpuks sureb? Päikese surm. Aga füüsika ei saa vastata küsimusele miks. Miks toimus teia kokkupõrge? Miks on tõusumõõna hõõrdumine? Miks sureb päike? Te võite öelda, sest füüsikaseadused nõuavad seda. Aga siis tuleb järgmine küsimus. Miks need füüsikaseadused? Miks mitte teised? Miks on gravitatsiooni konstant täpselt see, mis ta on? Miks on valguse kiirus täpselt 300 000 kilomeetrit sekundis? Miks on elektromagnetiline jõud täpselt nii tugev, kui ta on? Kui need konstandid oleksid veidi erinevad, isegi 1% erinevad, ei eksisteeriks tähed, ei eksisteeriks planeedid, ei eksisteeriks elu. Mõned füüsikud ütlevad, see on antroopiline printsiip. Me vaatleme universumit, mis võimandab meie olemasolu, sest kui universum oleks erinev, me ei oleks siin vaatlemas. Aga see pole vastus. See on lihtsalt tautoloogia. Me oleme siin, sest me oleme siin. Teised füüsikud ütlevad, võib-olla on lõputult palju universumeid, multiverse, igaüks erineva füüsikaseadustega. Ja me oleme selles universumis, mis juhtub võimaldama elu. Aga see pole vastus. See lükkab küsimuse edasi. Miks on multiverse? Miks mitte midagi? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada, sest see küsimus võib olla väljaspool teaduse ulatust. Teadus saab vastata küsimustele, mida saab testida, mida saab mõõta, mida saab vaadelda. Aga küsimus, miks on midagi, pole selline küsimus. Seda ei saa testida, seda ei saa mõõta, seda ei saa vaadelda. See on filosoofiline küsimus, metafüüsiline küsimus, võib-olla isegi teoloogiline küsimus. Ja see on okei, sest teadus ei väida, et ta vastab kõigile küsimustele. Teadus vastab ainult küsimustele, millele saab vastata teadusliku meetodiga. Ülejäänud küsimused, suured küsimused, sügavad küsimused, lõplikud küsimused, need jäävad avatuks. Ja see avatus on ilus, sest see tähendab, et olenemata sellest, kui palju me õpime, on alati rohkem õppida. Olenemata sellest, kui palju me mõistame, on alati rohkem mõista. Olenemata sellest, kui palju me avastame, on alati rohkem avastada. Universum on lõputu mõistatus ja me oleme osa sellest mõistatusest. Aga nüüd tuleb aeg tagasi tulla. Tagasi kuule, tagasi maale, tagasi teie juurde. Sest kogu see lugu, teia kokkupõrge 4,5 miljardit aastat tagasi, kuu aeglane eemaldumise 3,8 sentimeetrit aastas, päikese surm 5 miljardi aasta pärast, kogu see lugu on suur, kosmiline, ülim. Aga te olete väike, üks inimene, üks planeet, üks hetk. Ja see on paradoks. Kuidas saab midagi nii väikest olla osa millestki nii suurest? Vastus on, te ei ole väike. Mõelge sellele. Teie keha koosneb umbes 7 korda 10 astmes 27 aatomist. See on 7 koos 27 nulliga. Tohutu arv. Iga aatom teie kehas on vanem kui tee. Palju vanem. Need aatomid tekkisid tähtedes.
Tähtedes, mis elavad ja surid miljardeid aastaid enne, kui päike tekkis. Kui täht sureb, kui ta plahvatab supernoovana, paiskab ta oma aatomid kosmosesse. Ja need aatomid reisivad. Miljoneid aastaid, miljardeid aastaid, läbi galaktika. Ja mõned neist aatomitest jõudsid siia, meie päikesesüsteemi. 4,6 miljardit aastat tagasi. Nad olid osa tolmupilvest, mis kokku kukkus ja moodustas päikese. Ja planeedid, ja kuu, ja lõpuks 4,5 miljardit aastat hiljem mõned neist aatomitest said osaks teist. Süsinik teie kehas, lämmastik, hapnik, raud teie veres. Kõik need aatomid tekkisid tähtedes. Teie olete tähetolm, sõna otseses mõttes. Ja need aatomid ei ole staatilised. Nad liiguvad pidevalt. Iga 7–10 aastat on enamik aatomeid teie kehas asendatud. Te hingate sisse, te hingate välja. Te sööte, te eritate. Aatomid tulevad, aatomid lähevad. Te ei ole staatiline objekt. Te olete protsess, voog, muster, mis säilib, kuigi materjal muutub. Nagu jõgi. Jõgi pole vesi. Jõgi on vee liikumise muster. Vesi tuleb, vesi läheb, aga jõgi jääb. Te olete nagu jõgi. Aatomid tulevad, aatomid lähevad, aga te jääte, vähemalt mõnda aega. Ja see mõnda aega on oluline, sest ei ole igavene. Nagu kuu ei ole igavene, nagu maa ei ole igavene, nagu päike ei ole igavene. Kõik on ajutine, kõik on muutuv, kõik on protsess. Aga see ei tee seda vähem väärtuslikuks. Vastupidi, see teeb seda rohkem väärtuslikuks. Sest kui miski kestaks igavesti, kaotaks see tähenduse. Igavene asi ei saa olla väärtuslik, sest väärtus tuleb nappusest. Väärtus tuleb ajutisusest. Väärtus tuleb teadmisest, et see ei kesta igavesti. Lill on ilus, sest ta närtsib. Päikeseluujang on ilus, sest ta kestab ainult mõned minutid. Elu on väärtuslik, sest ta lõpeb. Ja kuu on ilus, sest ta lahkub. Mitte täna, mitte homme, aga vältimatul. 3,8 sentimeetrit aastas. Iga aasta, iga sajand, iga aasta 1000. Ja iga kord, kui te vaatate üles ja näete kuud, on see veidi erinev. Veidi kaugemal, veidi väiksem, veidi tuhmim. Te ei märka seda, keegi ei märka seda, aga see on seal. Mõõdetav, reaalne, vältimatu. Mäletate, kuidas me alustasime? Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub kuu teie eest eemale. See oli tõsi siis, see on tõsi praegu, see on tõsi igavesti. Või vähemalt seni, kuni on keegi, kes kuulab, keegi, kes vaatab, keegi, kes mõistab. Ja see keegi olete te. Te olete osa universumist, mis on muutunud piisavalt keerukaks, et vaadata iseennast. Piisavalt keerukaks, et mõõta iseennast. Piisavalt keerukaks, et mõista iseennast. Te olete tähetolm, mis on organiseerunud nii, et ta suudab vaadata üles ja näha teisi tähti ja mõista, et need tähed on nagu tema. Ajutised, muutuvad, ilusad. Te olete universumi viis kogeda iseennast. Ja see kogemus, see täpne hetk, kui te vaatate üles ja näete kuud ja mõistate, et ta lahkub, see kogemus on ainulaadne. See ei kordu kunagi. Mitte täpselt samal viisil. Sest järgmine kord, kui te vaatate, on kuu veidi kaugemal. Te olete veidi vanemaks saanud. Universum on veidi edasi arenenud. Aga hetk on seal. Praegu. Reaalne. Mõõdetav. Ilus. Ja see on piisav. Võib-olla küsimused on olulisemad kui vastused. Võib-olla mõistatus on olulisem kui lahendus.
Võib-olla teekond on olulisem kui sihtkoht, sest sihtkoht on teada. Kuu eemaldub, päike sureb, kõik lõpeb. Aga teekond on praegu. Teekond on see hetk, kui te vaatate üles. Teekond on see tunne, kui te mõistate midagi uut. Teekond on see ilu, kui te näete kuud öötaevas ja teate, täpselt, mõõdetavalt, vältimatul, et ta ei ole igavene. Ja see teadmine ei tee teda vähem ilusaks. See teeb teda rohkem ilusaks, sest ilu ei ole igaveses. Ilu on hetkes. Ilu on muutuvas. Ilu on ajalises. Ja te olete siin, praegu, sel hetkel, vaatamas kuud, kes lahkub. 3,8 sentimeetrit aastas. Iga aasta, igavesti. Või vähemalt seni, kuni on keegi, kes vaatab. Ja praegu see keegi olete te.